Nüüd me tuleme mingis mõttes veel sammukese keemiale lähemale. See viib meid lõpuks aatomite ja sealt edasi molekulide juurde. Ja kui te mäletate võib-olla sellist klassikalist või poolklassikalist mudelit, mida me siin ei ole käsitlenud, nagu Bohri aatomi mudel, kus meil on nagu päikesesüsteem, keskel on tuum ja ümberringi elektronid tiirlevad orbiitidel, hiljem me oleme orbitaali sõna teatud võimust hakkad kasutama, sest tuleb ka pikemalt juttu. Siis me tuleb hakata tegelema pöördliikumisega ehk pöörlemisega. See on siis järgmiste peatükkide, muidugi on mitmuses keskne teema, et meil mingi asi keerleb või pöörleb kusagil millegi ümber. Ja võtaksin siit, kas tal on võimalik teha uus. Nõnda, meil on siis kusagil keskel on mingisugune tsentraalne objekt ja siin see päikesesüsteemi analoog töötab väga hästi, võib-olla päike, see võib olla meil aatomituum. Ja meil on mingisugune teine objekt, mis siis pöörleb. Nojah, see ring tuli nüüd väga lopergune, aga ideaali siis ringi mööda. Ikkagi on isegi võimalik ringi joonistada selle. Me siia ringi. Ta tekitab seda moodi. Sikutame siia mingi ringi. Ohoo, see on juba millegi moodi. On ainukene viga see, et meie planeet on vale koha peal. Nii, õpin saadki seda Painti kasutama, nagu selgub. Ütleme siis, et see on meie miks ta mul peab selle ka siniseks panema. Yes. Nii, näete, siin on nüüd meie elektron või planeet, mida te iganes siis soovite, tiirlemas ümber meie tuuma või päikese. Ja ütleme siis, et ta liigub. Tööriista vahetama. Ütleme siis, et ta pean mitu asja tegema. Nii, liigub siis meil, nojah, see vektor on enam nii ilus ei tulnud. Sellises suunas on see ringi puutuja põhimõtteliselt. Ta liigub siis puutuja siiliselt. Ja meil on nüüd üks teine oluline vektor, siit teise värvi. On tõesti lihtsam selliselt. Yes. Nii, näete. See on nüüd meie asukoha vektor, mis siis näitab meie pöörlemise keskpunktist, mis antud juhul on ühtlasi ka, noole otsa joonistada, mis on antud juhul siis ühtlasi ka meie koordinaatide alguspunkt, vektor, mis näitab meie liikuva keha asukohta siis antud ajahetkel. Nii, ja see on nüüd see meie väikene R. See on see, mis on siin siis kirjutatud, kolmemõõtmeline variant kohe. Ja see on meie väikene R vektor. Nii.
Ja edasi on meil siis tema hetkeline kiirus. On meie see punane V-vektor. Nii, see on meie V-vektor, mis siis näitab, mis suunas antud ajahetkel meie objekt liigub. See kogu aeg muutub loomulikult nii selle võrra, kuidas see keha pöörleb. Nii R kui V-vektori suunad kogu aeg muutuvad, aga mingil ajahetkel on nad sellised. Nüüd kiirus on siis asukoha tuletis aja järgi. Et seda mööda, kuidas see asukoht muutub, ta muutub meil antud juhul mööda seda sinist trajektoori, siis see V-vektor muudab ka pidevalt suunda. Nüüd suurus impulss. Impulssi me oleme juba maininud mitu korda, see on meil jooksnud läbi Hamiltoniani ja kõige sellega seoses, aga tuleme selle juurde nüüd siin natukene võib-olla detailsemalt. See on siis massi ja kiiruse korrutis ja on tegemist ka vektoriga, et ta on samas sihis nagu V-vektor on ka P-vektor. Mulle tegelikult meeldib see termin, mis kusagil umbes 100 aasta eest välja mõeldi, aga mis millegipärast ei ole kasutusel praegusel ajal, sest et ta ei ole ka ingliskeelne tõlge, et impulss on veel midagi muud, eks ju. Mõtlen keelelises või lingvistilises mõttes. Ingliskeelne termin hoopiski on linear momentum. Ei ole impulss. Impulss on ka mingi termin, aga see on midagi muud. Nii linear momentum ja mulle meeldib tõepoolest see eestikeelne, aga mitte kasutusel olev sõna liikumishulk. Nii-öelda kui palju liikumist selles kehas on. Kui massiivne keha liigub aeglaselt või kerge keha liigub kiiresti, siis on meil sama impulss, ehk neil on samasugune liikumishulk. Nõnda. Nüüd, kui meil see keha pöörleb ümber koordinaatide alguspunkti, siis nüüd me tahame kuidagimoodi väljendada seda fakti, et ta pöörleb. Ja selleks me omistame talle sellise asja, mida eesti keeles nimetatakse impulssmoment ja inglise keeles angular momentum. Hirmus tahtmine on seda tõlkida nurgamoment, aga ei ole. Ta on impulssmoment. Ja see on selline vektor, mida on nüüd suhteliselt raske ette kujutada. Nimelt ta on asukoha vektori ja impulssmomendi vektori, impulsivektori, vektorkorrutis. See käib siis nüüd parema käe reegli järgi. Nii et kujutage nüüd ette, see tuleb meil siia ettepoole välja. Tal ei ole kahjuks nüüd sellist orgaanilise keemia seda, mille üks ots oleks jämedam kui teine. Ma võin proovida siia mingis, ta võtab mul sellest kinni. Nii, no te orgaanilises keemias olete arvatavasti tuttavad selliste seest täis kolmnurkadega, eks? Et see on see jämedam ots, see tuleb siia ettepoole. Ja mul nüüd filli ei ole. Et see on nüüd siis selline vektor, mis vaatab siit sellest pildist meie poole välja. Kujutate ette. Eks mitte sinna üles paremale ei vaata, vaid tuleb meie poole otsa risti pildiga. Ja tavaliselt tegelikult need impulssmomendi vektorid ei joonistata mitte selle keha kohale, mis pöörleb, see kogu aeg läheb eest ära, see liigub. Vaid on selline nii-öelda komme. Vaatame, kas mul õnnestub see nüüd selektida. On komme see nii-öelda transponeerida see vektor siia koordinaatide alguspunkti. Ta tuli mul koos selle valge ümbrisega, aga
et siis see on vektor, mis siit koordinaatide alguspunktist või pöörlemistsentrist vaatab pöörlemistelje sihis. Ehk antud juhul ta vaataks siia meie poole. Joonisega risti. Mitte diagonaalis, võjutage ette, see on kolmemõõtmeline, eks ju. Ta vaatab siit siis pikki seda pöörlemistelge ja ta vaatab meie poole juhul, kui see pöörlemine on nii, nagu ma siin joonistasin ehk vastupäeva. Kui pöörlemine oleks päripäeva, teen siia mingi teise värviga selle vektori. Kui see keha pöörleks niipidi, siis vaataks see sinna joonise sisse, sinna tahapoole. See on vektorite korrutamise printsiip, eks ju, parema käe reegel vektorkorrutis, kummale poole siis ta vaatab. Selline kokkulepe. Kuidas väljendada pöörlemist ühe vektoriga? See on kokkulepe põhimõtteliselt lihtsalt, eks ju. Sest et mingisugust asja selle vektori suunas tegelikult meil ei ole. Meil ei ole kusagil, ütleme, kui maa pöörleb ümber päikese, siis kusagil maa orbiidiga risti ei ole mingisugust suurt füüsilist asja, mingisugust telge või vektorit. Aga see on viis ühe vektoriga seda pöörlemist väljendada ja me peame sellega õppima opereerima. Suur L. Paneme siia siis suure L-i ka. See on, ma ei tea, L'. See on selleks juhtumiks, kui see pöörlemine teistpidi on. Ei, nüüd ma tegin valesti. Suur L on meil siin. Jah. See siin oleks meil väike V', kui ta pöörleks niipidi. Ja rohelisega on meil siis see suur L sellel nii-öelda põhijuhul. Sellel juhul, kui ta pöörles nii nagu punane vektor V näitas. Suutsite jälgida? Oli see aru saada, sest see on asi, mida meil on kogu aeg vaja, meil hakkab kogu aeg elektron ümber tuuma tiirlema. Et see, mismoodi seda nüüd füüsikas ja matemaatikas kujutatakse vektoriga, see on järgneva mõistmiseks väga oluline. Nõnda. See on siis meie seesama vektorkorrutis determinandi kujul. Siin on ta veel komponentide kujul, aga põhimõtteliselt see on kõik üks ja sama asi, lihtsalt eelnevad viisid seda arvutada. Ja see, mida ma rääkisin, et see vektor on risti selle tasandiga, mille moodustavad asukoha vektor ja kiiruse vektor ehk antud juhul siis joonise tasapinnaga. Nüüd see eeldab, et see meie keha keerleb inertsi mõjul, nagu ütleme maa ümber päikese. Mingit märgatavat hõõrdumist siin ei ole ja see pöörlemiskiirus on kogu aeg sama. Nüüd praktikas lihtsamate või väiksemate süsteemide korral võib see kiirus olla kiirene või pidurduv. Eks me pöörlemiskiirus suureneda või väheneda mingi välise energiaallika mõjul. Ja siis tuleb meil veel üks suurus, see on pöördemoment. Ingliskeelne mõiste on siis torque. Tähistame teda väikese, millega? Mis täht see on? Tau, õige, väikse tauga. Ja see vastab siis jõule. Eks kui meil lineaarselt liikuvale kehale mõjub jõud, mis paneb ta kiiremini liikuma või teda pidurdab, siis pöördemoment paneb keha kiiremini või aeglasemalt pöörlema. Kui keegi on tegelikult autode ja automootoritega, siis ka väändemomendiks nimetatakse seda autode kontekstis vahel. Tuuakse tihti ära kaks suurust, tuuakse ära võimushobujõududes ja pöördemoment. Need kokku näitavad, kui kiiresti auto kohalt võtab ja kui kiiresti ta liikuda suudab.
et see on ta siis selle mootori pöörlemise kontekstis ja sealt omakorda ratastele ülekantavas kontekstis. Aga siinkohal siis võib olla igasugune asi, mis paneb midagi kiiremini või aeglasemalt pöörlema. Ja see on täpselt samamoodi defineeritud siis R-i ja F-i, et kui meil selle kiirusvektori asemel või ka impulsi muideks, jah, siin on meil muideks P, me võiksime siia V asemele sama hästi ka P kirjutada muideks. Mul juba on punast värvi. Et me võime siia sama hästi ka P panna. Ja siis on ta massiga läbi korrutatud. Ja siia teise juurde samamoodi P', ma ei hakka seda tegema. Et siis siin samamoodi asukoha vektor korda jõud, mis mõjub sellele kehale, samamoodi defineeritud vektorkorrutisena. Samamoodi nagu Newtoni seadused ütlevad, kui kehal jõudu ei mõju, siis on tema impulss jääv, siis ta liigub nii, nagu ta on liikuma pandud. Ja samamoodi, kui kehale pöördemomenti ei mõju, on tema impulssmoment jääv, ehk ta siis pöördleb konstantse kiirusega. Maa ümber päikese on väga heas lähenduses selline siin, seda hõõrduvat massi on väga vähe. Nii, see oli kõik klassikaline mehaanika. Oli te mõistud arusaadavaks, kohe lähme rakendamise juurde kvantmehaanikasse. Impulssmoment kvantmehaanikas. Kõigepealt me peame tegema olulise tähelepaneku. Meil on 2 impulssmomenti siin mikromaailmas. Üks on võrreldav sellega, kuidas moodi planeet ümber päikese tiireb. Seda me nimetame orbitaalseks impulssmomendiks. See on siis elektroni liikumine ümber tuuma. Sellest me hakkame siin kohe pikemalt rääkima. Aga meil on ka teine impulssmoment, millest olete kindlasti ka varem kuulnud, see on spin. Elektronil on niisugune sisemine omadus nagu spin. Me võime seda ette kujutada, et elektron pöörab ümber oma telje. Häda on see, et elektronil pole mingit sisemist struktuuri. Ehk kui maa keerab ümber oma telje, siis me saame rääkida sellest, et meie oleme siin pinna peal ja seal sees on mingid asjad, mis liiguvad ja kuidagi muidu pöörlevad. See on nagu maa analoogia spinnile, eks ju. Siis elektronil see spin on sügavalt kvantfüüsikasse ulatuv omadus. Me tuleme selle juurde tagasi paari peatüki pärast. Aga elektron käitub nii, nagu ta pöörleks, nagu ta oleks maaplaneet, mis liigub ümber päikese, sama ümber oma telje pöörleb. Samamoodi käitub ka elektron, kuigi mingit pöörlemist kui niisugust ei ole suudetud tuvastada. Et siis käesolevas peatükis me vaatame seda esimest, seda, kus kohas meil elektron siis liigub ümber tuuma või planeet ümber päikese. Ja kui me nüüd võtame siit selle eelmisest slaidist avaldise 8.6, kus meil on toodud ära, kuidas moodi arvutada impulssmomendi 3 komponenti, lähtudes siis keha asukohast ja impulsist, siis olid meil jällegi standardsed asendused, me peame impulsi komponendi asendama vastava tuletisega. Ja siin ta meil on. Et need valemid võivad veidikene karvased välja näha, aga iseenesest on süstemaatilised ja korrapärased. Kõigil tuleb ette siis -i korda väike Plancki konstant, nii et näete, me lähme kohe jällegi kompleksarvude maailma. Seda tuleb meil väga palju ette siin kvantmehaanikas. Ja kui me vaatame seda süsteemi, siis kõigepealt näete, Y-ga on korrutatud tuletis seti järgi, setiga on korrutatud tuletis Y järgi. Siin samamoodi set ja X ja Z vahetavad kohad. Ja teiseks siis, kui me vaatame X-komponenti, siis selle valemis on Y ja Z koordinaadid. Ehk siis need koordinaadid, mille komponenti me otsime, tegelikult valemisse ei lähe. Y-komponendi valemisse lähevad Z ja X komponendid ja koordinaadid ja nii edasi. Z-i lähevad X ja Y ja järjekord käib ringratast X, Y, Z.
Y, Z ja hakkab valgukoest peale X, Z ja valgukoest peale X ja Y. Et niimoodi ringiratast nad siis jooksevad ja tuletised vastavalt siis näete vastupidi Z ja Y, kus koordinaadis on Y ja Z. Et selline iseenesest selline sümmeetriline, süstemaatiline viis need 3 avaldist. Nüüd üks oluline suurus, mida me edaspidi palju kasutame, on impulssmomendi ruuduoperaator, tegelikult impulssmomendi kui vektori ruut, seda pidi siis ka, mis on nüüd skalaarkorrutis. Võtame impulssmomendi ja tõstame ta siis ruutu ja see on nende 3 eelmise siis komponentide ruutude summa. Näete siin, et meil on X, Y ja Z operaatorid, nende ruutude summa, siin ühikvektoritega läbi korrutamine annab see tulemus, et ristliikmeid ei tule. Ja saame siis, see nii-öelda näitab ühe suurusena, kui kiiresti see keha ikkagi liigub ümber selle tuuma või elektron. Et muidu meil võib olla teljed, X, Y, Z võivad olla mingi suvalise nurga all võrreldes selle pöörlemistasandiga. Kui me kujutame ette, võtame tagasi väike süsteemi, siis meil ei ole mitte koordinaattelgi, me ei pane mitte niimoodi, et maatiir läks, ma ei tea, X, Y tasandil, aga mingisuguse nurga all. Siis on meil need komponendid kõik ka mingisuguste erinevate väärtustega ja tulemuseks siis, et me tahame tervikuna saada mingid ühte iseloomustajad, kui kiiresti see pöörlemine toimub. Ja siis võetakse selleks selle impulssmomendi ruut. Siukene komme on. Et see ruuduoperaator on meil siis ka vajalik selle pöörlemise kui terviku kirjeldamiseks. Nüüd me tuleb selline huvitav kombinatsioon. Selle L-ruuduoperaator kommuteerub eraldi iga ühega neist komponentidest. Tuletame meelde, mis see tähendab, et kommuteerub. Kommuteerub tähendab seda, et neid füüsikalisi suurusi saab üheaegselt mõõta. Saab üheaegselt kindlaks määrata. Kui mingid suurused omavahel ei kommuteeru ja antud juhul need paari kaupa, ükski neist paaridest omavahel ei kommuteeru, siis Heisenbergi määramatuse printsiip neid korraga määrata ei lase. Ehk me saame üheaegselt kindlaks määrata impulssmomendi kogu väärtuse ja ühe komponendi neist 3. Kuigi me saame koordinaattelgi panna nii-öelda suvaliselt, eks ju, aga kui me oleme kindlaks määranud tervikuna, eks ruudu näol, kui kiiresti see elektron üldse liigub ümber tuuma, siis me saame ainult väga piiratud informatsiooni selle kohta, mis suunas see telg üldse asetseb. Me saame ainult ühe komponendi 3 ja selle tõttu tehakse teistpidi. Öeldakse, et see komponent, mida me otsustame valida, sellest, mida me mõõdame või määrame, ja me paneme see telje niipidi. Ehk siis meie koordinaadisüsteem seatakse selle ümbritseva süsteemi järgi, tavaliselt seal on mingi väline väli või naaberaatomid või mis iganes, eks ju, meile annavad ette selle, mis pidi on üldse võimalik seda komponenti mõõta või määrata ja seda nimetatakse Z-komponendiks. Et niipidi on siis need kokkulepped. Ja kui me räägime impulssmomendi jäävusest, see siin vist poole sõnaga jooksis läbi ka klassikalise mehaanika poole peal, et kui me ei anna energiat nii-öelda süsteemile ega teda ka ei piduda, siis on impulssmoment jääv, siis kvantmehaanikas see tähendab ainult seda, et see ruut on jääv ja üks komponentidest samuti püsib kindla väärtuse juures. Mida teevad ülejäänud 2 komponenti, me ei tea. See on täpselt samamoodi, nagu me ei saa Heisenbergi määramatuse printsiipist lähtuves korraga määrata süsteemi kiirust ja asukohta, et ei saa, me ei tea neid. Nii täpselt samamoodi selgub, et me ei saa ümber tuuma tiidleval elektroni nii-öelda telje suunda määrata täpselt. Me saame
ühe komponendi määrata ja sellega on meie nii-öelda füüsikalised võimalused piiratud. Seda võib olla küllaltki raske alla neelata, minu meelest on raskem alla neelata igatahes kui energia ja selle kiiruse ja asukoha üheaegselt mitte määramist. Et kogu see pöörlemine on raskemini ettekujutatav, aga katsuge seda siis vähemalt sellise nii-öelda faktiteadmise tasemel hetkel omale meelde jätta, et me saame üheaegselt mõõta siis L-ruutu ja ühte komponenti ja traditsiooniliselt seda tähistatakse Z-komponendina. Nii, ja nüüd me jõuame sellise asjani nagu sfäärilised polaarkoordinaadid. See on nüüd koordinaadisüsteem, millega me väga palju opereerime selles aines, me teeme ka mõned harjutustunnis selle peale. Me kompleksarvude kontekstis, ma mäletan, kui ma seda sõna kasutasin, aga igal juhul polaarkoordinaadid on see, kui me määrame kauguse alguspunktist ühe nurga. Kas meil olid seal, vist olid meil teeta ja R, kui ma õigesti mäletan neid tähiseid. Siis see on selle üldus kolmemõõtmesse. Nüüd on meil siis kolmemõõtmeline süsteem. Kujutate ette, et meil... see on veel küsimus, kuidas moodi joonistada kolme koordinaati. On kaks traditsiooni kasutusel. Üks on see, et X, Y tasapind tehakse vertikaalseks, et joonist on X, Y tasapinnal. See võimaldab minna kahelt mõõtmelt väga sujuvalt üle kolme peale, eks ju. Ja Z on joonistega risti. Sellisel juhul see Z, X, Y, Z oleks meie poole, sellisel juhul see oleks Z. Aga teine väga levinud traditsioon on see, et Z on nii-öelda vertikaaltelg. Ja seda kasutatakse väga palju. See tähendab seda, et X, Y tasand jääb joonistega risti ja X tuleb meie poole. Et taas paremaga täiesti peab tulema X meie poole ja Y minema paremale. Et see joonist on mul sedapidi siis tehtud. Muide, üks termin, mida ka päris palju kohtab selle Z-telje kohta on privilegeeritud telg. Privileged axis. Antud juhul see tuleb sellest kontekstis, et see on see komponent, mida me suudame määrata impulsmomendil. Ta tuleb mitmel pool mujal ka sisse, et me peame ühe telje nii-öelda valima kolmest. Ja seda nimelt privilegeeritud teljeks, et tihti see on Z-tähissega, mitte X-tähissega. Nii, meie X-Y tasapind on siis meie joonistega risti ja nüüd on meil kolm koordinaati. Esimene on samamoodi nagu kahesmõõtmes on R. See on kaugus, meie punkti kaugus koordinaatide alguspunktist. Nüüd edasi nurk. Esimene nurk on meil siis teeta. Nüüd ta ei ole mitte X, vaid ta on Z-teljega. Kuna meie Z-telg on meie privilegeeritud telg, siis see näitab nii-öelda kui palju nii-öelda längu see meie R-vektor on võrreldes Z-teljega. Ja nüüd kolmas koordinaat ehk teine nurk antud juhul on siis phi, väike phi. Ja kui me nüüd oletame, et teil on mingisugune nöör võimalik riputada alla siit sellest kehast, me projitseerime selle R-vektori X-Y tasapinnale. Ja nüüd me vaatame selle projektsiooni nurka phi X-telje suhtes. See on meie kolmas koordinaat. R, teeta ja phi. Kui meil see keha pöördab ümber Z-telje, mis meil phi muutub, eks ju. Me võime hoida R ja teeta konstantsena, lasta ta siin üleval mingeid ringe teha näiteks. Eks siis on phi on see, mis muutub. Ja siin alla mul valemid. Nende tesendamiseks nad on üldistus sellest, mida me nägime kahemõõtmelisel juhul kompleksarvude korral. Ja neid me üritame ka rakendada ühes lähematest harjutustundidest. Ja läheme siit edasi sellise kasuliku tõdemusega, et kui me kasutame neid sfäärilisi polaarkoordinaate, siis meil impulsmomendi operaatorid ei sõltu sellest, kui kaugel see meie objekt ümber
keskpunkti, ütleme elektroni ümber tuuma, siis näiteks pöörleb. Et nad sisaldavad ainult fiid ja teetat, selles L-ruudu operaatoris on ka fi sees, aga LZ-is näete isegi ei ole siis teetat sees, ehk siis LZ-i, see on siis nii privilegeeritud teljesuunaline komponent, milleks on siis Z-telg. See sõltub ainult sellest, kui kiiresti see objekt meil ümber Z-telje pöörleb. See, et ta on lähemal või kaugemal, see, et see asukoht on fi mõttes rohkem või vähem längu, ei oma mingit tähtsust. Oluline on ainult see, et pöörleb ümber Z-telje. Sellest siis piisab selle Z-komponendi kindlaks määramiseks operaatori tasemel. L-ruuduga on veidikene keerulisem. Seal on meil sees selline harva esinev trigonomeetriline funktsioon nagu kotangens. Samamoodi nagu on meil siinus ja koossiinus on seotud, siis kolmnurgas nad on, eks ju, siis lähis ja vastas nurk. Samamoodi saab tangensile, on niisugune lisafunktsioon kotangens, mida just väga sageli ei kasutata. On siis 90 kraadi miinus selle antud nurga tangens. Ja siin on veel siinuste ruut kah. Siis üks on fiist, teine on teetast, et selline küllaltki kole avaldis. Õnneks meil seda vaja ei lähe. Ta on siin ära toodud, et te korra näeksite, kuidas see L-ruudu avaldis välja näeb, aga meil üheski harjutuses ei ole selle peale ülesannet. Ja ma ei ole neid ära toonud LX ja LY oma, sest need on veel keerukamad kui LZ oma. Ma jaganud need isegi siia konspekti kopeerima. Nüüd, kuna on varasemast juba siin paar slaidi tagasi teada, et L-ruut ja LZ omavahel kommuteeruvad, siis see ühtlasi tähendab seda, et neil on ühised oma funktsioonid. Seda me vist rääkisime operaatorite juures, võimalik, et see asjaolu on praeguseks ununenud, et siis võite seda omal uuesti meenutada või meelde jätta, et kui operaatorid on kommuteeruvad, siis on võimalik neile ühised oma funktsioonid. Vahel on ka neil lisaks veel kummalgi oma funktsioone, mis ei ole teise operaatori oma funktsioonid, aga huvi pakuvad siis sellised, mis on nendele ühised. Ja kuna oli juba juttu, et kaugus R ei ole meil operaatoris sees, siis ei ole teda ka oma funktsioonis sees. Ehk siis on meil nad ainult teeta ja fi funktsioonid. Ja siin on veel selline kasulik teadmine, et see siit kuidagi küll välja ei paista, aga need operaatorid on lineaarsed. Sellest oli meil juttu, et kvantmehaanikas operaatorid üldiselt on lineaarsed. Ja sellega seoses me võime hiljem selle oma funktsiooni, mida me siin Y-ga oleme tähistanud, mingi muu funktsiooniga läbi korrutada, käsitleda seda nagu konstandiga korrutamist, sellepärast, et ta on teise muutuja funktsioon. See fiid ja teetat kuidagi pidi ei mõjuta. Et me võime sellise funktsiooniga läbi korrutada ja see on endiselt nende samade operaatorite oma funktsioon. Seda läheb meil tarvis, sellepärast ma sellest räägin. Et me siis otsime selliseid oma funktsioone, mis annaksid meile selle keha liikumise siis nurkade mõttes, aga ei ole sõltuvad või ei ütle midagi sellest, kui kaugel alguspunktist meie keha või osake liigub. Nüüd jällegi see tuletuskäiku ma ei ole siin ära toonud, õpikus on ta olemas, võib-olla ka Wikipeedias ma ei ole kontrollinud. Nii või teisiti tehakse see oma funktsioon, mida Y-ga tähistatakse, veel omakorda 2 tükiks lahti. Fantastiat on nendele inimestele tõeliselt vähe olnud, nad on suurele T-le veel ühe tähenduse andnud. See ei ole see T, mis meil oli kineetiline energia,
ja ammugi pole see temperatuur. Eks. Ja see S ei ole ammugi mitte entroopia. Või ka pindala, ma mäletan, meil koolis oli pindala S, ilma vist seda ka A-ga tähistatud, ma ei tea, mida praegu kasutatakse. Et need on siis alamfunktsioonid, kahe funktsiooni korrutise kujul lahendatakse see diferentsiaalvõrrand. Või on vist küll, jah, omaväärtusülesanne on tegelikult diferentsiaalvõrrand. Lahendatakse seda siis kahe lihtsama funktsiooni korrutisena, millest esimene on ainult theta funktsioon ja teine on ainult phi funktsioon. Põhimõtteliselt see ei ole kohustuslik, aga selliselt on mugav seda ülesannet lahendada ja niimoodi teda tehakse. Ja jällegi ma ei ole seda lahenduskäiku ära toonud, aga siin on mul tulemused, kõigepealt siis phi osa. Phi osa iseloomustab seda, kuidas meie osakene ümber Z-telje pöörleb. Ta ei ütle seda, kui kaugel ta pöörleb, aga näitab seda pöörlemist. See on põhimõtteliselt üks siis siinuse ja koossiinuse avaldis, mis võetakse kokku E-astme lii peale. Ja see on normaliseerimiskordaja 1/2 piiga. Konstant. Nii et see oluline osa on meil siin ja kui te vaatasite, palju mul sellest videos juttu oli, aga igal juhul kindlasti oli sellest juttu selles Matrologeri videos E-astmel pi for dummies. Kuidas moodi siis pöörlemine kajastub nendes E-astme lii tüüpi avaldistes läbi siinuse ja koossiinuse. Ja mida see meile põhimõtteliselt ütleb? See ütleb seda, et see on perioodiline funktsioon, mis siis ütleme nulli kõrvale, seda on natukene raske kirjeldada, see on lihtsalt, eks ju, E-astmel 0 on 1, aga ütleme 1, eks ju, ta teeb midagi ära täisperioodi peal, kui on 2, siis ta 2 korda selle perioodi peal nii-öelda muutub korduvalt ja nii edasi. See on selline joonis, mida vahetevahel tehakse. 1 ja 2 on seda raske ette kujutada, aga kui me mõtleme omale siia mingisuguse ringikujulise trajektoori, siis me võime ette kujutada, et meil on mingisugune laine. Jah, me oleme rääkinud, et me võime osakest käsitleda ka kui lainet. Et ta meil nüüd siin lainetab selle ringi peal. Ja nüüd peavad need otsad kokku jooksma. Nad jooksnud väga hästi kokku. Et mõte on see, et selle ringi peale peab mahtuma täisarv laineid. Selline analoogia. Kui see täisarv on 1, siis on seda väga raske ette kujutada. Suuremate arvude puhul on see kergem. Praegu sattus siia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lainet. Ja? Et loomulikult saaks siis teha mingi korraliku joonise, aga praegu selline käsitsi joonis on ta piisavalt näha. Minul näitab küll ekraani peal seda peenikest joont ka. Ja? Et selline nagu analoogpilt, et see osakene pöörleb, samal ajal ta käitub lainena ja ta peab olema iseendaga faasis, ehk siis järgmisel ringil peab ta jõudma uuesti samasse kohta tagasi. Need lained peavad see mõttes olema paigal. Selline mõte, selline analoogia. Et kuidas see 0 ja 1 puhul täpselt välja näeb, see joonis analoogia ei ole korrektne. Tõesti niisugune mingi analoogpilt ja selle tõttu teda 0 ja 1 puhul niimoodi joonistada ei anna, aga kusagilt ütleme 4-5 juba suhteliselt kenasti. Ja selle seti on oma funktsioon, tal on oma väärtus ja see oma väärtus siis on samamoodi kvanditud. Seesama kordaja või täisarv M läheb siia sisse ja absoluutväärtuselt selgub, et impulssmoment
omab samu ühikuid, mis Plancki konstant. Tegelikult selle taga on päris sügav füüsika, Plancki konstant, mis jällegi ju seob selle, kuidas moodi meil on osakene ja temale vastav laine, siis sealt tulebki Plancki konstant ka välja. Ja see asjaolu, et ta on impulssmomendiga samades ühikutes. Kui te viitsite lugeda Wikipeediast, on pikk artikkel Plancki konstantist, siis on seda natukene ka mainitud või äkki see olid pikemalt seletatud, igal juhul sealt ka see tähelepanek, et Plancki konstantid on impulssmomendiga samad ühikud ja edasi siis muideks Joule korda sekund. Vist oli, loodan teeksi. Korda siis täisarv, ta võib olla ka 0, mida on jällegi võib-olla natuke raske ette kujutada, kuidas see keha siis pöörleb, kui tema impulssmoment on 0. Olen seda püüdnud muideks isegi natuke uurida, et mis see füüsikaline analoogia oleks, aga ei ole tegelikult head analoogiat leidnud, et siin jääbki natukene mul see ka õhku rippuma isegi see endal. Aga 1, 2 ja nii edasi ja pluss ja miinus vastavad siis eri suundades pöörlemisele, kas päripäeva või vastupäeva. Ja jällegi siis, et Z-komponent on kvanditud, et ta ei ole siis suvalise väärtusega ehk ümber Z-telje saab meie osake liikuda ainult siis teatavate kindlate nii-öelda kiirustega või teatava kindla impulssmomendiga. See on nüüd Z-komponent. Teine, mida me saame määrata, on L-ruut ehk siis tervik kogu impulssmoment. Ja seal selgub, et see matemaatika on mõnevõrra sarnane harmoonilise oscillaatori omaga. Nimelt meil on siis paarisarvuline rida ja paarituarvuline rida. Need oli täpselt sama esines meil harmoonilises oscillaatoris, see oli mul teistmoodi kirjutatud, oli 2 real välja kirjutatud. Siin on ta mul siis kirjutatud välja nii, et võiga, et kas hakkab 0-st pihta või hakkab 1-st pihta. Selle ees on jällegi üks siinusfunktsioon sellest samast kvantarvust M, mis meil juba oli eelmistes avaldistes. Ja tuleb juurde teine kvantarv väike L, mis on 0 või siis positiivne täisarv. Ja siin taga on meil jällegi üks rekursiivne avaldis. Need olid meil ka harmoonilise oscillaatori korral. Et kui me teame esimest liiget, siis me saame arvutada kolmanda liikme, nad hakkavad 0-st pihta, nii et kui me teame nullindamat liiget, siis me saame arvutada teise liikme ja seest omakorda 4. ja siis omakorda 6. ja nii edasi. Ja kui me teame liiget järjekorra numbriga 1, siis me saame arvutada 3., 5., 7. ja nii edasi. Ja see siin vahepeal on mingi selline kvantarvude siis M ja L ja selle loendaja J. J meil lihtsalt loendab, mitmes liige selles summas on. Et alguses liikmeid on vähe tegelikult, esimesed liikmed ongi mingid lihtsad täisarvud ja sealt edasi siis tulevad mingid jagatised meil. Ja jällegi, et seda rekursiivset rida nii-öelda algusest peale liikuma saada, siis on meil vaja 2 esimest nullindamat ja number 1 ja need siis leitakse normaliseerimistingimuste alusel. Nii. Nüüd siis tuleb sellest välja, kui me oleme oma L-ruudu nii-öelda välja arvutanud, jällegi ma olen siit väga palju samme vahele jätnud, siis selgub, et selle L-i võimalikud väärtused on siis antud sellise avaldisega L korda L, väike L korda L plus 1. Sellest ruutjuur ja jällegi tuleb Plancki konstandiga proportsionaalne. Sellepärast, või tähendab, see on siis seotud ka sellega, et Plancki konstandil ja impulssmomendil on samad ühikud. Nüüd see kvantarv M, mida me oleme siin juba kõigepealt tõime ta siin sisse ja siin ta meil esines uuesti.
see kvantarv M siis on piiratud selliselt, et tema absoluutväärtus ei saa olla suurem kui selle teise kvantarvu L. Neid seoseid siis saab tuletada, minul neid siinkohal ei ole, aga kasulik on see sellegi poolest. Tähendab teisiti öeldes seda, et see kvantarv M on piiratud vahemikku miinus L-ist kuni pluss L-ini sammuga 1. Ja kui need tulevad teile kusagilt esimesest kursusest tuttavad ette, siis on väga hea. Kui veel ei tule, siis me näeme siin varsti seost aatomite ja orbitaalidega. Lõpuks ma olen selle siis kirja pannud, et kui see Y ehk siis nende kahe operaatori oma funktsioon kokku kirjutada, siis on tal 2 täiendavat parameetrit L ja M, 2 kvantarvu ja on 2 argumenti, 2 nurka, theta ja phi. Ja need siis omakorda sõltuvad meil S-ist, või on nüüd S ja T korrutised ja S on mul siin sellise summa kujul, aga siis T on nüüd selles avalduses lahti kirjutatud, see 1 jagatud ruutu 2 pist ja E-astmel IM phi oligi meie T. Ei tea, palju see avaldus midagi juurde annab, aga võib-olla nii-öelda meenutuseks, kuidas moodi see Y siis välja näeb. Nüüd selgub, et sellised funktsioonid on matemaatikas üllatavalt palju tuntud ja levinud. Neid on oma nimi, need nimetatakse sfäärilised harmoonikud, spherical harmonics. Siin on veel alternatiivne viis neid kirja panna Legendre funktsioonide kaudu. Lihtsalt võib-olla on kusagil teil see tuleb ette või igal juhul panin selle avaldise siia kirja. Aga vaata, mis nad praktikas on. See on võib-olla palju olulisem. Meil on siis 2 kvantarvu, 0 või tähendab M ja L. Ja kui nad on, kui L on 0, siis M ei saa olla sellest suurem. M ei saa olla 0-ist suurem, nii et ta on piiratud automaatselt 0-ga. Ja selgub, et sellisel juhul meie sfääriline harmoonik on konstant. Väga lihtne. 1 kahendik ruutul 2. Ja see suur ja kole avaldis, mida me siin asja üleval nägime, lõpus taandub ära 1 konstantiks, 1 arvuks. S00 on 1 kahendik ruutul 2. Kui meil L on 1, siis on meil 3 varianti. Kas see M on 0, pluss 1 või miinus 1. Selgub, et see, kas ta on pluss või miinus 1, ei mõjuta tulemust. Ja variandid siis on, kas ta on teatava kordajaga korrutatud koosiinusfunktsioon või ühe natuke teise kordajaga korrutatud siinusfunktsioon. Et näete, need esimesed sfäärilised harmoonikud ei näe üldse nii koledad välja, kui need suured avaldised võib-olla lubada või lubasid või sedamoodi paistsid. 0,0 on konstant, 1,0 ja 1,1 on koosiinus ja siinus. Kui me lubame L-ile väärtuse 2, siis M võib olla pluss 2-st miinus 2-ni. Jällegi absoluutväärtus, ütleme nii, et pluss või miinus siin ei loe. Tuleb sama tulemus ja nüüd on meil trigonomeetriliste funktsioonide teised astmed. On ta siis koosiinus ruut, siinus korda koosiinus või siinus ruut. Et need esimesed sfäärilised harmoonikud on tegelikult väga lihtsad funktsioonid, mida on täiesti lihtne endale ette kujutada. Kui me guugeldame spherical harmonics, siis me leiame igasuguseid kihvte pilte internetist, millest mõned meenutavad väga orbitaale ja tegelikult need ongi orbitaalidega tihedalt seotud, aga kitsas mõistes sfäärilist harmoonikut tasub võtta kui funktsiooni kera pinnal
sest meil tegelikult kaugust tsentrist ei ole, R-i meil siin avaldistes ei sisaldu. Ja nad on kompleksfunktsioonid, et selle tõttu on siin püütud vähemalt osas nendest ka seda siis kompleksosa või marginaarosa sisse tuua. Kusagil ma nägin ka selliseid kenasid pilte, kus nad olid veel pöördlema pandud. Et no siin on näha, kui L on 0, on ta ühevärviline, eks ju, siis on üle kogu sõltumatu nurgast üks ja sama. Kui L on 1, siis on meil 2 varianti, kas on nii-öelda põhjapoolus kuum ja lõunapoolus külm või vastupidi, või on siis risti selles mõttes, et on, ma ei tea, päikse pool on soe ja tagapool on külm. Võite sedamoodi ette kujutada neid. Ja siis mida nüüd kõrgem see L on, seda nii-öelda kirjumaks ja laigulisemaks see pilt läheb. Et võite ise guugeldada neid erinevaid sfääriliste harmoonikute pilte. Neid on tihti väga, väga dekoratiivseid ja võivad ka need valemid olla siin kenasti ära toodud, kuidas nad siis ühte ja teist ja kolmandat pidi triibulised on. Peab ainult vaatama, vahel on siin midagi veel juures. Ei ole ainult puhtad sfäärilised harmoonikud, vaid on veel mingi teise suurusega läbi korrutatud, siis me saame sellised orbitaali moodi pildid, aga nendeni me jõuame varsti. Et siis veel kord, puhtad sfääriline harmoonik on funktsioon sfääri pinnal. Ta sõltub ainult siis sellest, kus kohas me selle sfääri pinnal oleme, aga ta ei sõltu raadiust. Kui teeme selle sfääri suuremaks või väiksemaks, sellest midagi ei muutu. Et see on selline oluline teada. Nüüd ma toin siia veel kord ühele slaidile kokku. Meil on impulssmomendi magnituud, ehk siis mingis mõttes see, kui kiiresti tervikuna see pöörlemine toimub, oli antud, meil oli see valem siin hetk tagasi. Põhimõtteliselt ta on siis L korda L plus 1 selle ruutjuur. Kui me mõtleme, kui seda plus 1 ei oleks, oleks ta L-i ruudu ruutjuur ehk L. Aga nüüd on ta mingi suurema arvu ruutjuur, sellepärast, et me kodutame L-i L-ist suurema arvuga. Seega ta on natukene või isegi mõnevõrra suurem kui see väike L, korda Plancki konstant. Nüüd Z-komponent on teine kvantarv M korda Plancki konstant, on lihtsalt lineaarne, mingit ruutjuursõltuvust ei ole. Ja need kvantarvud omavahel olid siis seotud niimoodi, et L hakkab meil nullist kasvama ülespoole ja M ei ole absoluutväärtuselt kunagi suurem kui M. Ta läheb miinus L-ist pluss L-ini ja ta ei ole kunagi suurem absoluutväärtuselt kui L. Mis see nüüd tähendab? Tähendab seda, et võib-olla kõige lihtsamalt, kui M on 0, siis L, kui ta on, oletame, et L on 1 või 2 või 3, siis on tal mingisugune väärtus. Nüüd, kui me hakkame M järjest suurendama, siis M ei saa minna suuremaks kui L, see on selle avaldisega ära öeldud, mis tähendab ka seda, et M korda Plancki konstant jääb alati väiksemaks kui see avaldis. Ma näitasin, et see avaldis on alati suurem kui L. M ei saa olla suurem kui L. Järelikult Z-komponent on alati väiksem kui see koguväärtus. Z-komponent võib isegi 0 olla, aga mingil juhul ta ei saa koguväärtusest suuremaks. Siin on muuseas ka veel erijuht, mida ma olen siin all kirjeldanud, et kui kõik on nullid, kui L on 0 ja M on 0, siis saavad need kõik 3 komponenti ja kogu L nulliks. Ja sellisel juhul võib tekkida küsimus, kuidas jääb määramatuse printsiibiga. Nüüd me oleme äkki kõik 3 komponenti X, Y ja Z kindlaks määranud.
ja selgub, et see vastav lainefunktsioon on üheaegselt nende kõigi 4 operaatori oma funktsioon, et siis ta kommuteerub selle konkreetse oma funktsiooni piires ja seega ei riku määramatuse printsiipi. Aga see selleks, et vaatame seda asja joonise peal. Kui meil on Z-telg, siis meie vektor, meie L-vektor on alati mingi nurga all Z-telje suhtes. Ja miks ta seda niimoodi on? Sellepärast kujutame ette seda koonust. Ja? Meil on siin nüüd koonus ja me ei tea X ja Y komponenti. Me saame ainult öelda seda, et see vektor on kusagil selle koonuse pinnal. Ma olen ta joonistanud siia vasakule ja sama hästi ta võiks olla siin paremal või ta võiks tulla siia ette välja või ta võiks minna sinna taha välja. See on määramatuse printsiibi tõttu teadmata. Me teame ainult seda, et ta on selle koonuse pinnal ja me saame arvutada nurga. Polaarkoordinaatide mõttes nurga teeta. Sellepärast, et ühest küljest me teame, et selle vektori pikkus ehk siis selle koonuse külje pikkus on antud selle avaldisega L korda L pluss 1 korda Plancki konstant. Ruutjuurde veel jah, on siin olemas korda Plancki konstant. Ja teisest küljest Z-komponent annab meie selle vektori kõrguse. See on M korda H. Ja nagu ma just ennist rääkisin, see M ei saa kunagi olla suurem kui see ruutjuurega avaldis. Ehk siis see vektor ei hakka kunagi näitama meil otse mööda Z-telge, ta on alati mingil määral längu. Küll aga võib juhtuda, et M on 0 ja see vektor vaataks siia vasakule otse. Vaataks, siis me ei ole mitte koos, või on niisugune ketas tapiti. See on lubatud variant. Aga selline variant, et see vektor vaatab täpselt pikki Z-telge, ei ole nende kvantarvude reeglite või seoste tõttu võimalik. Oli see mõttekäik jälgitav? On antud koonuse kõrgus ja antud koonuse külje pikkus. Üks on täiesti alati suurem, siis see koonus sinna üles Z-telje ümber kokku minna ei saa. Nüüd selle tõttu, et siin läheb põhimõtteliselt avaldisse absoluutväärtus, on meil neid M-i, unustage ära selle osa, ma ütlesin natuke millestki muust. Kui meil on L-ruut on antud, jah, L-ruut on antud ehk selle koonuse külje pikkus on antud, siis neid võimalikke M-i väärtusi on 2L pluss 1 tükki, miinus L-ist kuni pluss L-ini ja 0 annab sinna vahele selle pluss 1, nii ühe täiendava. Ehk me võime öelda, et selle L-ruudu oma väärtused on kõdunud, meil on mitu erinevat lainefunktsiooni, mis annavad sama L-ruudu ja neid on parasjagu 2 korda väike L pluss 1 tükki. Ja siin ma olen teinud joonised selle kõige lihtsama juhtumi jaoks, kui väike L on 1. Kui väike L on 1, siis väike M peab olema sellest absoluutväärtused väiksem või võrdne, ta võib olla 0, ta võib olla pluss 1, ta võib olla miinus 1. Ja vastavalt siis, vaatame see 0 kõigepealt, see on see, mida ma just äsja siin kirjeldasin, et sellisel juhul meil see vektor on täpselt Z-teljega risti, ehk meie koonuse asemel tekib niisugune ketas. Kui M on pluss 1, siin tuleb baasida, kuidas koodajaks ruutjuur 2, ehk siis on see nurk täpselt 45 kraadi. Ja miinus 1 puhul ta vaatab allapoole
on siis samamoodi 45 kraadi teises suunas. Nüüd paneme veel seda tähele, et see vektor on impulssmomendi vektor ja pöörlemine oli impulssmomendi vektoriga risti. Tähendab seda, et nüüd ma peaksin seda kuidagimoodi püüdma joonistada. Võtan selle peinti. Ma teen natukene jämedama joone. Nii, see on meie Z-telg. Ja ma nüüd joonistan ta siis nagu perspektiivis. Jah, kujutame ette, et see meie L-vektor läheb sinna tahapoole. Siin on meil 90 kraadi. Kujutate ette, ma ei tee seda mitte kaldu, vaid ma püüan näidata mingit perspektiivi. Jah? Nii et see ots on tagapool kui see keskkoht. Nüüd pöörlemine toimub selle ümber. Ehk ma nüüd püüan ka näidata mingit perspektiivi. Ütleme siis, et see on nüüd nagu eespool olev ja ma püüan natuke jämedamana joonistada. Ups. See on nagu eespool, see on tagapool. See pöörlemine on kuidagi siin nüüd joonisse tasandiga mingi nurga all. Kujutate ette. Ma seda tahvli ees näidanud kätega vehkides, siis on see palju paremini arusaadav, aga püüame nüüd selle joonisse pea seda ette kujutada. See ei ole mitte ovaalne pöörlemine, see on ring, mida me näeme nurga all. See ring lõikub siin üleval ja siin all Z-teljega. Tema keskpunkt on loomulikult siis siin, kus kohas just hakkab meie L-vektor. Ja ta pöörleb siis selliselt, et siin koha tuleb ettepoole, seal läheb tahapoole. Kujutate ette? Te mul siin olete. Kristin vaatab siukse näoga, et ma ei tea, kas sai aru. Teised nagu vist enam-vähem tundusid, et said aru näo järgi vaadates. Kuidas, Kristin? Saite aru, ei saanud? Jah, enam-vähem küll. Enam-vähem. Allan ei näita pilti, aga äkki ka ehk sai aru. Nõnda. Jah, seda on palju parem näidata auditooriumis ja kätega tahvli ees vehkides, aga nii. Nüüd, nagu ma ütlesin, me tegelikult teame ainult seda nurka, mis ma siin joonistasin praegu täisnurgana, et see L-vektor moodustab täisnurga antud joonisse puhul, aga kas ta tuleb nüüd taha paremale, nagu mu siin joonisel, või hoopiski ette vasakule või ette paremale või kuhu iganes, seda meil tegelikult määramatuse printsiip ei võimalda öelda. Ehk siis ainukene, mida me määramatuse printsiibi tõttu saame selle pöörlemise kohta öelda, on see, et see pöörlemise tasand on nii-öelda vertikaalne. Eks ta lõikub, see trajektoor lõikub Z-teljega siin üleval ja all. Aga kas ta on just sellise nurga all või on ta täpselt joonise tasandi või on ta joonisega hoopiski risti, seda tegelikult meil kvantmehaanika määratleda ei võimalda. Nüüd veel keerulisemaks läheb see, kui ta on 45-kraadise nurga all. Seda ma teil joonistama ei hakka, mul läheb endal juba see joonisse tegemine läheks keeruliseks. Võib-olla leiate mõne ilusa jooniste, kusagil internetis usumoodi on kindlasti tehtud, aga ma püüan siin natukene vehkida selle hiire kursoriga, et kuidagi sedamoodi längus siis tiirlemine on või sellel juhtumil kuidagi sedamoodi.
45-kraadise nurga all on siis telg, aga jällegi, kas ta on just paremale või vasakule või ette või taha see 45-kraadise nurga all, seda määramatuse printsiip meil määrata ei võimalda. Siuke asi on impulssmoment kvantmehaanikas.